tuul, kadunud muretses on vuse kuul. Reisides päeva ja öö muretu, on väljas lõpuks soe suvetuul. Nii, meil on nüüd siis selline põnevus, et me oleme tulnud Cockpiti reisi lõpuks ja seda ühel põhjusel. It's your turn now. So, congratulations, hey. So I heard it's number 60 country here and Hong Kong. So welcome in here. It's amazing, 60. How is that possible? No. I give you this. I give you this. Oh, Biffid ja klahvid, mis te Istanbuli lennujaamas teete? On ju teiega sarnane? Ma ei tea, Türki võib olla liiga kaugel. Me tegelikult läheme Jaapanisse, Okinawa saarele. Ja olete te rõõmsad ka või? No tegelikult oleme siis rõõmsad, kui meil piletid käes, sest meil tegelikult neid ei ole. Ei ole jah. Ja Lost and Foundi peame ka minema, miks küll? Sest ma unustasin pusa lennukisse. Auts, mis pusa oli? Rotipusa. Auts, eriti valus, eriti valus. Loodame, et kõik õnnestub. Peame minema Haasse ja see on siin varsti juba. Nii, kus me oleme? Hong Kong Express, kuidas tundub lennuk? Väga tore. Päris äge tundub jah, siuke lilla ja lilla toonid ja siis on hästi palju on selliseid siin antud juhul Ronaldo reklaame. Et ei ole isegi sellist asja näinud, et lennukis on isegi need ülemised, need kaubariiulid nii-öelda, kõik on reklaame täis. Ehk siis iga asja pealt teenitakse veel paar sendikest. Võt nii, ja kohe varsti tõusime lendu ja võtame Jaapan. Mul on valmis täitsa teistmoodi kogemus. Ühesõnaga, hullud säästurotid on otsapidi nüüd Jaapanis ja nii ongi. Ja ütleme nii, et siia saabumine meenutas natukene Austraaliasse minekut. Ega sul ei ole ühtegi seemet kotis, ühtegi liha, ühtegi piimaga toodet, ühtegi ma ei tea mida kõike veel. Igal pool suured sildid, kui sul on üks õun kotis, pannakse sind 3 aastaks vangi ja ühesõnaga hullult sellist nagu korrektset joont taetakse. Ja ma ei tea, mitu letti siis pidime täitma igasuguseid pabereid seal, kõik saabumise andmed kõik täidad ära, lähed selle paberiga, korjatakse ära, siis järgmine on, mis sul kaasas on, ega sul peale sõrmuse ühtegi kulda ei ole ja mis sul kõik, ma ei tea, liha ja piima ja ega sa kellelegi teisele midagi ei toonud ja ühesõnaga paber. Aga kõik sai tehtud, oleme õnnelikult kohal. No nii, võti käes. Mõnus Stalini-aegne lift on tõesti retro, siuke täitsa pull-pill, Lasnamäe kortermaja, aga ikkagi viisakas, selle luksuslik. Hotell. Ja 437, siis Pacific Hotelli tuba, mille me peame üles leidma. Ja 421, siis vasakule, jah? Siia. Nii. Ja mis ta sul veel alla rääkis? Nii palju rääkis, et... Mis hommikusöögiga oli? Jah, hommikusöögiga on 7-10, aga tellima ära. Et siis hiljemalt 9.30 pead olid ennast näole andma, muidu ei saa süüdi annama. Ja siis on niisugused kupongid meil üheks söögikorraks ja teiseks ja niisugune põnev värk. Ja muudku hariga tooge vette taha, nii peal hästi viisakad ja kõike kui üldiselt seal Hiina pool ja Hongkongi pool on kõik sildid ja niimoodi, et on siis selles hieroglüfis ja inglise keeles, siis siin unusta ära. Praegu paistab küll, et kõik on absoluutselt ainult jaapani keeles ja mitte üks kohalik ei ole kuskil kirjas. Peaaegu saan kohe. Nii. Ta on isegi nii, et me ei tea ka, mis siin on. Võiti julge. Lõhn on jumala õudne, aga... Oi, vend läheb käima. See on nagu see laeva sinna läheks, vaata. Kõik see disain ja kõik on täpselt nagu laeva. Jaa, aga siuke koppit on täis on. Kopp on täis on jah, kurat, see on nii. Aga vaata nüüd WC-d, kas seal on
kas on nii, et kakale tuleb pesu peale või ei tule? 3, 2. Ja ongi nii! Tuleb kruvida, aga meid on lohutatud, näita vasakule, tegelikult on paber ka seina peal. Nii, et ei pea ainult Pepu pesulaga läbi ajama. Kuidas teha on ka... Jõhker pott Issand, vaat siuke ikka nõuka aeg, aga noh. No ikka jah, siuke vanake, aga ei, midagi hullu ei ole. Me on 2 ööd siin. Midagi hullu ei ole. Ja päeval oleme ära, nii et... Ja kõige tähtsam, me oleme Jaapani. Aga 2 ööd oli 136 euri koos hommikusöökidega. Tegelikult täiesti okei. Meie eelarvesse napilt mahtub. Mis asi see on? Ma ei tea. Mis see on? Nii. Kell, alarm, mis saad panna? Privacy please, vajutad nuppu. Mis on make-up room, mis see on? Ma ei tea. Make-up room. Tee tuba korda jah. Make-up room. Nii, ja siis saad alarmi panna ja ühesõnaga tundub, et see asi on olnud 20 aastat tagasi täiesti high-end. Saad panna kui õne. Paneme aircon low ja kohe ta hakkas vaiksemalt tööle. Ehk siis see on kunagi olnud tõesti täiesti viimase peal. Vaata. Saad aru, siin on detaile. Võtad kepikesest kinni ja sul on taskulamp. Saad aru, sellist asja. Kas me oleme näinud mõnes hotellis? Ei ole. See ongi esmaklassiline. See, et natuke lambivari viltu on. See ei ole mingi näitaja. Parimad luksused on meie päralt. Saime tuhhi. Ühesõnaga, siin on niisugune nutikas masin on ja kuna me ei tea, kas kaart töötab, siis me võtsime igaks juhuks välja, et sööma minna. Ja siin on tuhhi kurss on ikka kole on ja õudselt raha väärtus on langenud ja mis ta oli, 5 eurot oli 1000, umbes niimoodi. Nii et võtsime siis mõned tuhhid ja lähme tuhhi tuulutama. Suust käib tuli ja pähe kuhub jää. Ühesõnaga, ma olen juba pool ära söönud, aga nuudlid kana ja munaga ja õudselt teravad. Sul on juurikas ka juures, siit nüüd toodi küüslaugu ja juustunaani. Ja lapsele tellisime topelt, korraldused hüvikartuleid. Topelt. Ütlesin, ta sööb palju. Toome topelt. Siis milkshake, maasikas ja mango. Okei, super, toodi teine ports veel, nii et nüüd saab laps ka kõu täis. Jäädi suu. Mis sul juua oli räägi? Maasika milkshake. Mango, ei see maasika lassi oli sul, see on India jook. See on milkshake, see on piimakokteil. Riiki sisenedes ei tohtinud seal peaaegu isegi hingata ka, rääkimata sellest, et ühe õuna eest 3 aastaks vangi minna, siis kvaliteeti nad hindavad ja kala on ikka seafood from Norway, nii et parimad kalad tulevad ikka sealt meie uudist. Seda. Palju see pakis on? Ma ei tea, mõnisada grammi maasikat saame 5 euro ja 23 sendiga. Väga kirves värk. Kõrvalt võtame viinamarja, mis see on 349. 1,86 on selline karbike ka. Ma ütleks, et meil on soodsam. Aga võib-olla on see mingi mahenurgake, nii et me vaatame edasi. Äkki on kuskil midagi soodsamat. Raske on leida tooteid, mida meie poes on. Aga näete, selline, meil on ta täna vist suur kott krõpsu, 110 grammi. On siis meie rahas 2,28. Meil on kallim. Meil on kindlasti kallim. Päris kindlasti kallim. Jätkame otsinguga teemad tooteid, mida on ka meil poes, sest kõik on kirjus, keeksi sööks küll. Aga ma olen nii tünn, ma ei või ju mul süksti oma lubada. See igavene keemia pärast kõrvetsid ka. Näita pakki. Siuke 3 on. Jah, 40. Kui palju siis meie rahas on? 40. Meil siukseid ei olegi. 31 senti. Oh! Nii, vaatame siit lihatooted ka. Näiteks selline peekoni
pakikene maksab meil umbes 2,50, siin on 2,10 ja sellise suurepärase lihasingi kilo hind tuleb siin siis umbes 15 eurot kilo. Nii et no meil jällegi ma ütleks natukene on kallim, aga see jällegi natukene ka sõltub, mis toote sa siit välja valid. Et siin näiteks on igatahes sellele see on veel soodsam kilo hind, mingisugune veekoni riba, mis on täitsa apetiitne, aga väga paljud kaubad on hoopis teistsugused, kui meil üldse poes on, nii et põnevust on küll ja veel. Vaatasin, õhka kuum, järelikult on sooja toidulett, niisugused ägedad valikud, sooja toidulettis, igasuguseid kevadrolle, igasuguseid asju ja paned käe siis putkit, sügav külmkapp, aga mismoodi ta ukse kaudu oma sooja ära nagu ma ei kujuta ette, täiesti tulised uksed, väga põnev, täiesti kuum, kust see tuleb, mismoodi see töötab, põnev. Vaadake. Piilune jäätisekappi ka. Ühesõnaga jäätisekapis on uskumatult väike valik, peab esimese asjana ütlema. Ja kui võtta näiteks selline 5 pakk tavalist vahvlikoonust, tuleb jäätise tüki hinnaks mingisugune 50 senti. Kui võtta juba mingisugune selline fancy pudinatega jäätis, siis umbes 90 senti. Kui me liigume siit edasi, siis me jõuame juba umbes 3 euroni, jah, 3 eurot siis saab mingisuguse sellise või siis siin need mingid siuksed suured briketijäätise moodi jäätised. Nii et hindasid igasuguseid ja näiteks siin on ka vaata selline tavaline klassikaline jäätis, see parempoolne, see seal. Ja hind 90 senti, nii et ma arvan, et jäätiste koha pealt võib kokku võtta, et suht nagu meil. Siin ei ole küll mingit erilist vahet, aga valik 10 korda väiksem kui meil, päris kindlasti. Nii asi, mida igal pool näha on, Coca-Cola jälle hea hinda võrrelda, siin maksab, on poole liitrine, see ju ka riigiti erineb. Issand, ma ei teagi, mulle tundub, et see on poole liitrine ja maksab 58 senti, ehk siis soodsam kui meil. Ja vaata need on mingid täitsa mis asi see on? Coca-Cola pluss ja tema maksab 74 senti. Tont teab, mis see nüüd siis on, ilmselt pühendatud, aga null on, ma arvan, et see on mingi suhkruvaba ja pühendatud tont teab kellele, lenduritele. Ja mis me siit veel jookide valikust vaatame, mingisuguse mahla. Ei leiagi siukest toodet. Mingisuguseid jääteesid ja muidu on igasugust. Piimariiul 1, 2, 3. Üks valik külmkapis, 3,6 rasvasusega täispiim ja maksab 1,60. Meil on jällegi soodsam, kindlasti kohe, 2 korda vist isegi soodsam. Põnev on ka selliste valmis toitude letti natukene piiluda ja mis me siit leiame, sellised pasta bolognesed valmis, sellised portsud, lähed kodus, paned niksti-naksti mikrovalnovkasse ja no sellise portsu kujutate ette 2 eurot ja 10 senti saad kätte. Siin kõrval 3 eurone ports, 3 eurot, selline seentega virki-värki. Võileivad jäävad 1,50 umbes meie rahas, et need 3 nurk võileivad, nii et valmis toidud on küll tehtud imesoodsaks. Ja sussud on otsas. Sushi on ära söödud, sest viimane lõpp on läinud kõik 50%-ga. Ma arvan, nad said ise ära kõik, mis järgi jäi. Mis veel huvitavat on? Kohvi müüakse liitristes pakkides ja igasuguseid erinevaid firmasid, erinevaid valikuid. Kallimad on sellised 1 euroliiter ja soodsamad siin, isegi ma ei tea, 90 sendiga ja niimoodi. Ja milline lett kõik, igasugused külmad kohvid. Väga huvitav. Ja tee samamoodi. Liiter teed maksab 47 senti. Lähed luristad pakist. Liptoni oma meil ka müüakse. Liptoni teed ja palju õnne. Miks see nii on? Mina ei tea. Aga igavesti põnev. Mahladeni jõudsime. Enne otsisime mahlasid ka. Ja apelsinimahl 100% maksab 2 eurot ja 10 senti. Meil on kallim. Meil on kindlasti praegu apelsinimahl kallim.
nii, ja üritame igast poest leida ikka ühe röstsaia pätsiga ülesse, aga uskumatul kombel siin nagu suurt pätsi ei leiagi. On selline pool pätsi, risti kotti topitud, kannikad raisku ei lähe ja maksab siis 93 senti, mis on ikka vaieldamatult väga kallis sai. Aga siinsetest valikutest on see kõige soodsam. Ja ikka tuleb vaadata ka muna hinda ja siin on nii nagu meil olemas sellised 10-sed pakid ja 10-se paki eest, see on vist kõige soodsam muna, mis siin paistab, tuleb välja käia 1,86 senti ehk siis ka muna on ikkagi kallim kui meil. Need 300-sed on otsas lihtsalt. 300-sed on otsas, see tähendab seda, et 1,60 on ka olemas, aga need on lihtsalt läbi. No see on ka peaaegu 300 siin all, nii et jah, põhimõtteliselt sellist muna saab siis ka 1,60 eest, mis on enam-vähem meiega sama hind. Nii, kiikame ka siia õlleletti, tähelepanu tegemist on alkoholiga, tervist! Ja võtame siit suvalise soodushinnaga 6-voldise noore veini. Laager maksab siis meie rahas 1 euro purk. Ja eks neid on siin erinevas hinnas, selliseid 0,3-sed tulevad siin kindlasti alla euro purk ja mõni on ka võib-olla natukene üle euro purk, aga mis on oluline on see, et Jaapanis alkoholi ja tubakatooteid ei müüda inimestele, kes on alla 20 eluaasta. Nii et 20 pead olema, et siin prõmmima hakata. Nii, sõidame Käraka letis edasi, tähelepanu tegemist on alkoholiga. Rummi saab 9 euroga. 700, mis on ikkagi väga palju soodsam kui meil. Ja kui meil on vaja võtta üks selline tubli 700 viin, tegelikult on ta 720, siis selle hind on 4 eurot ja 60 senti. Kujutate ette, 4 eurot 60 senti ja tagurpidi. Täitsa uskumatult soodne ikka süüke asi. Poleks uskunud. 2 korda odavam kui meil. Piilume siis mida täiskõhtudega säästurotid poest koju vedasid. Alati kipub meil pahnaks minema. Vaatame, kuidas seekord läks. Jäätise kuubikud või ma ei tea, mis iganes junžud. Selline mõnus jäätis, šokolaadi sees. Siis Watamelon, jah? Vesimeloni. Ehk siis arbuus. Siis kiivitajad ja koovitajad ja õunad ja apelsinid ja vägevust, kui palju. Siis, mis see on? Lapsetoit. Sült. Harilik sült, erinevat värvi. Siis, mis see on laps? Kitikati vaarika, suur kott. Siis proovimaks diferentsiaale, Coca-Cola kõhurohi. Siis 2 banaani. Kuigi seekord ei ole kõige hullem. Banaanid on kõik pakitud eraldi kilekottidesse. See on nagu absurd. Hästi paljud puuviljad olid pakitud eraldi. Root beer, ehk siis see võiks olema kali. Siis on mingi maksisuur sült veel. Ja siis on õunapüree. Ja üks selline kotides jäätist oli, mille laps juba endale sisse sõi. Kuidas see jäätis oli? Väga heas. Parim väidetavalt, mida ta üldse kunagi saanud on, jah. Ja selline sodihunnik siis koju taritud hinnaga 15 eurot ja 22 senti. Nii et pigem hinnatase ikkagi soodsam kui meil. Nii, ma proovin siis ruutpiiri, mis peaks siis olema kali või midagi sellist. Kas ma käin? Kirjelda. Mammut! Maitseb nagu mammut! See on nagu mingi juur on ju nagu ruud. Kus sa kurat, mis see on? Mul on mingi juure õlu. Pergel niukest lõhna asja pannakse kappi, et koi ei tuleks Kurdi lõu! jubeda aisuga. Tee jonksta! Anna, ma tean, ma arvan seda proovin. Pühali. Õudne. Ja ma olen seda proovin. Nii, ja meil on siin lapsepõlve süldid ka. Lapsepõlve väga harva, aga toodi sükseid suure potiga. Jaa, see on see õige. Texasest, joo. Tänapäeval tulevad need juba mingid suhkruvabad või mingi imeliku maitsega. Aga see oli ikka, kui tegid lahti, said siit ikka litri vasta silmi tihti peale, kui need soojas olid. Meil vist tuuakse Poolast, aga need on jah mingid imelikud. Issand, kui hea õunasült on ikka parim.
Viinamari on ikka parim. On ka? Nii hea. Viinamari maitse nüüd, see on kõige parem alati olnud. Päriselt sulle meeldib viinamari kõige rohkem? Aga mulle meeldib viinamari ja see Fanta ka. Õuna palju parem. Ja tisu. Virsik toob ka. Saan vast silmiga, ei saa. I love it. Virsik on ka väga hea. Televaataja magab juba teisel pool. Ja nüüd tuleb ananass. Vaieldamatu lemmik on õun. Super, kõik on tegelikult väga hea. Mis teed siin? Ma ei tea. Liitub peale hakkab puhastama, aga mida see puhastab? Jaapanis ja maakad said linna, ühesõnaga kõik on nii teistsugune, nii väga teistsugune. Ehk siis kogu see ülesehitus siin on jällegi selline nagu, no ma ei tea, nagu filmides näed kuskil Koreas või kuidagi teistsugune. No kas või taldrika. Sellised latritega taldrikud, kuhu siis igasse ühte paned siis midagi. Ja ei ole siis viisakas teha nii nagu mul, et hakkab üle ääre juba lendama, sest su kartulilattel on täis saanud, aga teised asjad on tühjad. Igasuguseid põnevaid mahlasid, ma ei tea, lamelemonitest kuni, või lamesidrunist kuni, ma ei tea milleni. Muidugi need võivad olla ka mingid tõlgete vead, seda kunagi ei tea. Siis suured sildid. Palun ärge tulge plätkudega söögisaali, aga meil ei ole mitte midagi muud jalga panna. Sest me lihtsalt oleme tulnud Lõunamaale puhkama, olemegi ainult plätudega. Ja siis nad kõik vaatavad meid jumala viltu, sellepärast ei sobita midagi nende süsteemi. Need tatokad ka. Jaa, tatoveeringud. Ja siis ma olen ikka eriline. Selgelt nagu, et see on kriminaal, võtta. Siis mul naisuke on natuke hädas oma tatokatega siin. Aga selles mõttes on kõik kahtlemata põnev, midagi ei ole öelda. Siis anti siuke plätu kaasa, igavene kleepub, ma ei taha seda väga torkida. Kui me sööma tulime, siis andsin kongid, anti siuke plätu vastu, sellega siis reserveerida omale laua. Ja pärast, kui sa hakkad siis söömast ära minema, siis selle plätu viid sinna kuskile kausikesse tagasi. Igasuguseid põnevaid suppe, mida jumala eest mina ei proovi, minu naine õnneks on kaasas, kes proovib kõik asjad ära. Siis ma isegi ei tea, mis nimi sellel mahlal oli, jumala hea. Mitte midagi sellist, nagu kunagi elus oleks saanud. Aga viisakusest räägi ka, see ülim viisakus. Ülim viisakus, kõik kogu aeg kummardavad ja koogutavad ja see on ikka tohutu viisakus, mis siin on. Nii et isegi see, et siin natuke praegu filmime on selline, et ma näen, kuidas tädid omavahel selle arutavad ja tõenäoliselt see ei ole ka nende jaoks päriselt okei. Aga sellest ei ole midagi, me peame teile ülevaate andma. Tädid nüüd läksid Onule ka selle asja ära, Onule ka natuke kahtleb, kas ta tuleb või ei tule, aga vist hakkab sättima, nii et paneme selle kaamera nüüd ära ja hakkab söömist. Jumal kui hea. No, läks käima. Ei saa teile pilti näidata. Meil pannakse kohta igasuguseid hieroglüüfe, tatoveeritakse igale poole. Siin on ühed tädil peas müts, kus on siis ilusalt Euroopa tähtedega inglise keeles kirjutatud fuck off and hope. Tegid jumala sirge näoga ringi, tal ei ole õrna aimu, kui mitte see on kirjas. Aga tal meeldib, ta teab hakkab. Nii halb. Aga nüüd ma mõistan neid hieroglüüfi tatoveeringuid, ma täiesti mõistan neid. Väga pull kogemus.
meil on kuklad läbi puuritud pilkudest, sellepärast et me ei sobitu ansamblisse millegipärast kuidagi. Aga vana hea Mitsubishi lift toob meil jälle kodukõlus. Kuskil ma olen veel niimoodi olnud, kus ma olen täiesti. Kõva koristamine käib. Ja siit on natuke näha ka sellist nagu üldist stiili, et kõik on selline, ma arvan 20 aastat tagasi või millal see asi siin nagu võis valmis saada, on see ikka nagu viimane sõna, see on ikka nagu kuskilt ei ole kokku hoitud kõik materjalid, kõik on nagu perfecto. Tänaseks on lihtsalt nii nässu ja kulud, aga kõik on konservatiivne, kõik on selline, et meil on eile avatud, meil on ja teie käige mööda nöörid. Väga. Vaata, kus on taksopillid. No, kas leiad üles? Kus meie taksu on? Ühesõnaga, Toyota Crown on valdavalt see asi, mis siin on taksoks. Ja nendel autodel reaalselt juht vajutab nuppu ja tagumised uksed avanevad ja täiesti pillid on. Mis asi see on siin? Comfort. Väga lahe värk, täiesti teistsugune värk. Tõld tuli ette, see on nüüd siis see britilik. Uksed jälle käivad naks, automaatselt kõik värgid-särgid, vägev. Nii, oleme siis oma britilikus taksos ja midagi ei ole puudu ja midagi ei ole üle, ehk siis kõik on selline üsna selline toores pill. Aga kõik on vägev. Kuidas teil seal on? Ruumi on metsikult, on ju? On tohutu, vaata, kus on lapse pea ja kus on lagi, on ju. Ikka meeletult kõrged autod. Väga äge. Aga ikka vanake, on ju? Ikka 96 aasta või siuke. Väga lahe. Ja nagu näete, siis rool on valel pool. Siin on ka siis vasakpoolne liiklus kõik. Oleks kindel, et keegi autot ära ei panasta, siis see on küll ikka ultimate värk. Parklas on siis siuksed lukud. Tõstad sealt käeksti vastu põhja ja võt sellest küll üle ei sõida. Ja sellised lukke näeb siin teistel autodel samamoodi. Maailmakuulus kohvipood 7-Eleven. Esimene, mida me külastasime, seal oli nii, et kõike muud oli, aga kohvi ei olnud. See oli Hongkongis. Ja siin aga täitsa on ikka kohvimasin olemas ja võtame siis hot latte. Kui itaallased seda muidugi loeks, ma ütleks nad kuum piima, aga siin ilmselt on see ikkagi hot kahve latte. Ma arvan, et nii on.
aga saame näha, võib-olla saame tassida ja kuuma piima ja nii ongi. Praegu on üsna piimane see lugu küll. Siis lasen pärast kohvi juurde. Igatahes maksad ära, antakse selline topsik. Topsik on siuksest, ma ei teagi, hübriid väljast, nagu oleks penoplast seest, nagu oleks papp. Huvitav. Ja vaatame siis, kas pannakse kohvi ka sinna sisse ikka või panda. Mis maksis või tead palju kokku oleks? Või? Ei olnud kallis. Meil oli või, leib, jäätis, väike koka ja kõik 2 kokku kohvi. läks meil 8 eurot. Just ma ostsin mingid kuiva šampoonileed nalja pärast. Šampoonid, võikud, koola, kohvid Kuidas ja võiku on? midagi oli veel. 8 euro eest normaalne. Väga hea või? No näed, kohv nagu muinasjutus. Ei tööta, muidu põletad ära. Nii, Pokefuta on siis selline põnev projekt, mis on siis muutunud turismimagnetiks üle kogu Jaapani. Ja see kaevukaas on siis selline nahalinna turismiobjekt, kuhu siis kõik inimesed tulevad isegi üle Jaapani puhtalt ainult seda kaant pildistama. Ja need on siis käsitsi maalitud sellised disainid, mida mujal maailmas kuskilt ei leia. Ja need on siis ka ühtlasi Pokemon Go mängus, kus nad siis toimivad nii-öelda virtuaalsete peatumispaikade Pokestopsidena. Ja niuke vägevus meile siis tee peale sattus ja tõesti siin peab ütlema, et on nagu järjekord. Inimesed muudkui klõpsutavad seda pildistada ja imetlevad seda kui tõelist kunsti taiest. Ja miks siis konkreetselt selline siia valitud on siis ühesõnaga Arkanine on selle nimi või nende tegelaste nimi ja nemad siis meenutavad Okinawa traditsioonilisi kaitsevaimusid ehk shisa kujusid, mis on siis sellised lõvi-koera segud ja need on siis selle piirkonna selline iseloomulikkus. Väga põnev, väga põnev. Nii äge pood, ühesõnaga manti igasugust põnevat erinevat multika ja igasuguste meie lapsepõlve kangelastega ja muidugi siis on neid giftid ka omavahel miksitud, näiteks võtame Nike logo ja paneme sinna Yankee ja Mona Lisa paneme mõnda suitsetama ja ühesõnaga või ei, see ei ole Mona Lisa. See on see. Ma tämit nüüd, ma ei ütlegi praegu. Ja Mona Lisa ka suitsetab, sai valeta. Et igasuguseid pulli asju näe, vaata. Vana Albert siin, tead. Et väga-väga põnev, ehk siis kui sa ka siit midagi osta ei raatsi, on siin vaatamist küll ja veel väga põnev. Poest tuli meie juurde ja küsis, et oi, et kaua te siis ka Jaapanis olete? Ma ütlesin 2 päeva. Siis läks Madinal siin naiste juurde, ütles, kas te saate? Ma olen nüüd 2 päeva Jaapanis. Südamist hirmust. Mis sa teed, sellest tuleb telegraafika nii hea? Aga noh, ma soovitan poodi tulla. Lähe pood, jah. Mida kunsti? Ütleme nii, et tervis on nahalinn. Nii, nüüd tuleb klipp ühendusega Kiviste Kalevile, kes on proovinud elus ära, ma ei tea, mitu tuhat erinevat õlut. Otsi ülesse. Sakurazaka õlletehas asub täpselt siin, keset tänavat. Selline ongi õlle tootmine. Ja nahalinn, Jaapan, otsi üles. Kui proovitud on, siis saad auhinna. No ainult pildistada. Mida arti nagu? See lihtsalt keeps on giving, igal nurgal tuleb järgmist ägedaid, uusi asju, põnevusi, geniaalsust ja siis nagu täiesti, ma ei tea, see kõik on nii äge. No see on ju junn suvalisest tagaaiast, aga siin keset tänavat on see lihtsalt super,
super äge. Tahad rääkida, kuhu retkele lähed? Silt on. Ja nüüd on seal ehitus, jah? Siia ei tohi minna. Aga kus see toilet on? Äkki on siin? T-shirt shop Jura tuleb teavitada, et te veetsu lähete. Äkki tuleb nende käest küsida. Äkki siin ongi. Nii, mis teeme? Ühesõnaga neid masinaid on tänavad täis ja ülilahe on see, et paned aga koppa sisse tšik-tšing ja tuleb sulle, mis sa soovid ja 100 kohalikku, mis tähendab, et meie rahas on mingisugune 50 senti umbes maksab keskmine jook ja no mis ma siit nüüd siis võtan, tegelikult peaks ikkagi vett jooma ja vesi, on see hea, mis see on? Issand, kui magus asi, nii veel laps välja välis. Mina ei taha magusat asja. Vesi palju jõudu annab, vesi suure taevad kannab, enne tuleb vajutada või raha panna? Enne peale raha ja siis vajub. Raha, nupp ja plumps, täpselt niimoodi käibki. Ja Tõmba välja. Ma lihtsalt maha murdnud niimoodi. Raha, plumps ja lups, vesi käes, 50 senti ja lähme edasi. Nii, kõige kõrgema reitinguga juuksur, mis meil siin piirkonnas on ja tuba on tühi, kedagi ei ole, ainult kuid sügab kõhtu, lähed sisse. Ei, täna on kõik on täis, kõik on kinni. Sorry, ei saa teha midagi. Ja nii on juba mitmes juuksur. Ehk siis mulle tundub, et nad ikkagi eurooplase peaga ei oska midagi peale hakata ja natuke pelgavad, sest ma olen kuulnud, et on igasuguseid keerukohti ja mingeid kuklaid, mida nad eri maailma otstes tuleb nagu käsitleda täiesti erinevalt ja võib-olla nad lihtsalt põevad, et nad keeravad tuksi midagi. No ma saan vist. 3, 2, 1. That's the price, yeah? Price for me, yeah? That's haircut. 5500, see on siis 30 eurot. Päris palju. Okay, like how much time? Päris kirja isegi. Ma arvan, et selleks läheb meie eelarvest välja. Okay, thank you. No. Ühesõnaga peaks mitu tundi ootama siin, et umbes kella 3-st saaks ühe võtta ette ja siis ma ei tea, kell 4 teise ette. Ja 30, ma ei tea, mis ta ütles? 500, ma kohe arvutan selle välja. Nii palju meil on ikka siin televaatajal aega oodata, on ju. 29 eurot, säästurotid nii kallis juuksuris käi, sorry. Nali naljaks, oleme Yakiniku pesas. Ja Yakiniku tähendab siis seda, et jakki ei pakuta, aga võid näiteks valida siis veisest välja, millist külge, kõhtu, saba või kõrva sa soovid ja tuuakse sulle siis toorel kujul värske liha, mis iganes või maks või mida sa siis soovid ja keset lauda on süte peal küpsetamine ehk siis söegrill. Siuke venditoru on siit välja toodud, igamine tuline, kõik on peenhäälestatud ja siis hakkad küpsetama ise täpselt nii nagu tahad. Nii et siinkohal tervitame Jonelit Põldrestost ja Dobrelutsu punaste munade meest ja keda me veel tervitame? Tervitame Loputaja grillikuningat ka, Smotti. Ma tegelikult olen väga seda asja tahtnud proovida, siis ma YouTube'is kogu aeg nägin, üks YouTuber käis seal ja mulle nii väga lihtsalt hakkas meeldima, et ma soovin sinna minna ja ma lõpuks olengi siin. Hakkame sööma, kui tuleb.
kinni, lased natukene niimoodi. mina võtan teise. Ja varsti särise ja valmi, küpse ja kuumene. Tuli lahti kohe. Kui kaua need peaks nüüd olema umbes? Ei tea. Me ei ole selle alla spetsialistid. Ära nüüd neid nii palju ka sinna pane, sa pead ka paari kaupa neid seal küpsetama. Jaa, mitte et seal hästi täis too. Panen siia peale. Hästi on. Mida issi? Su vend oskab seda, siis pead sina ka oskama. Ei pea, mina niisuguse asju oskama. Seda Raimo oskab. Jaa. Nii. Kes ütleb, millal valmis on? Siis kui on väike krimpsus kusta. See on meeldib. Mida küpsetad? Ma ei tea, mingi liha on. Sealiha peekonit. Kuum või? Ikka päris. Kuidas teistel läheb võrreldes meiega? Päris hästi, meil on nagu... No, Leek on taevani kogu aeg. Meil tuli ja torus, neil ei juhtu seal midagi. teised suitsetavad, aga meil on konni maas juba põleb. Mine metsa, hea. Näed, ma ütlesin sulle. Vau. Jumala kaua on. Pista suhu kõik. Kuu peale. Kuule, väga hea on. Päris. Käidud, kokku läks meil siis 18 eurot ja mõni kokka peale. Ja kui te siis sellist asja Jaapanis otsite, siis on vaja leida selline viidake nagu yakiniku. See on siis täpselt see asi, et saad teha seal grilli peal laua taga kohe omale mõnusa heine valmis. Väga lahe kogemus, soovitame. Anname Michelini staari, on ju? Jah, väga hea. Michelin staar meie poolt. Super. Nii, lähme monoreilile. 13 eurot on 3 inimese päevapilet. Sellega võib siis monoreiliga rallitada igale poole, kus tahad. Ja monoreil on siis, nagu me enne juba nägime, selline maantee või tänavate kohal jooksev selline põnev raudtee. Ja pidi siis olema hästi stabiilne, hästi hea nähtavus või nagu ilusad vaated ja vaatad. Sõita saab kuni 11:30 öösel. Right. Ja 14.30 ostsime. Jäta meelde, homme 14.30 saame selle kurada. Proovime siis selle riigi Coca-Cola. Siis ei ole Coca-Cola. Näita siia lähemale ka seda. Hard Spark. So cool, so refreshing. Wow. See on hea. Nii, mina võtsin siis mingisuguse apelsini mullilise joogi. Okinawa Bottles on siis firma Okinawa pudelid. Ja
lõhna väga hea. Ühtegi gaasi pole täitsa. Ei noh, apelsini noh. Proovi seda. Mulle väga Niimoodi proovime. Vabandus, mul endas nii väga hea. Täitsa võõras. Siin on natukene seda root beer'i mingit nooti. Oi, see rootbeer on niimoodi maha. Nojah, kohalikud joogid on midagi hoopis muud kui meie joogid. Igal tripil korra Mäkki. Mis on muutunud aja jooksul, on see muutunud, et seekord me oleme tripil olnud juba 3-4, ma ei tea mitu päeva. Laps ei ole kordagi küsinud Mäkki ja hakkab vist minema mööda see tuhin. Ja nüüd on see, kus me oleme aastaid läinud lapse nõudmisel Mäkki ja nüüd hakkab laps käima sellepärast, et meil on komme käia iga reis ühe korra Mäkkis. Ühesõnaga 14 eurot läks 3 einet, nii et tegelikult kui nii võtta, siis Mäkki keskmist arvestades on ikkagi pigem soodne. Aga me selle 14 eurot rikkusime muidugi sellega ära, et me võtsime ikkagi mõne magusa asja ka, nii et natuke mõni euro ikka lisandus sinna makroonid ja muud asjad siin. Ja mina tahtsin ühe mingi kohvilaadse joogi ka. Aga jah, pigem soodne ja sõbralik ja ilus ja täitsa. Puhas. Nüüd ütleks natuke siukse 50ndate vaibiga, nagu teistsuguse vaibiga. Aga puhas on ka? Ja hästi puhas, kõik on puhas, kogu aeg transport, kõik on puhas ja prügikastide tänaval on ülivähe, et see on väga kummaline. Aga no inimesed võtavad järelikult sodi kogu kaasa ja nii on. Ootame süüa. Esimene puder käes ja kõige naljakamad on need joogid. Ehk siis ma ei tea, kas seal 0,2 sees on. Need on tõesti killud. Ega lastel polegi nii palju vaja juua. Need isu. Sa saidki või? Ei, sa ei taht seda. Ma sain just purksi Kleepsud ka pane külge siin. Kuidas hindate toitu? Mina sõin mingisugust teriyaki purksi, väga intensiivne, ei olnud mingisugune mega spice, aga kuidagi, ma ei tea, ja ei, halb ei olnud kindlasti ja ma ei ole midagi sellist kogenud ja ma ütleks, et nende tavapäraste mingite Big Macide ja kanapurkside kõrval oli pigem hea. Siis mingi slushi moodi asi või mingi maasikajook oli nii räme magus, et mina ei suuda seda süüa, kahjuks, vabandust, aga Makronchid on ka magusad. Magusad. Aga nagu head või? Nagu tavaline sügavkülmas sulatatud on ju? Okei. Ja siis on jäänud veel üks mingisugune... Hello Kitty. Hello Kitty on see sul. On või? Mis Hello Kitty? Siin on mingi teine udulojud. Mingi külm niukene kohvi, kakao. Frappe. See on väga hea. Ja siis on jäänud veel laavapirukas ja pihutame edasi. Nii. Üks ootamatu põnevus, mis igal sammul nagu silma jääb, on see, et Jaapanis on kõik autod on sellised kandilised ja kõrged. Ja siin on nagu ilusti näha selline keskmine harilik autopark. Kõik on sellised kuubikud
ja taevasse. Pearuumi on nii, et võid, ma ei tea, kellegi kukile omale veel võtta, aga niuke on nende stiil ja ma arvan, et kui üks siukene tuua siit Eestisse, siis kõik pööraks oma pead ja vaataks järgi. Aga no meil ei ole siukseid, no ei ole. Food and drag. Vaatame, kumba peal väljas oled, foodi või dragi peal? Dragi peal ikka. Siis kõik on kadunud nagu filmides. Buss tuleb. Nii laevastik kõik auto peale. Möödi lendab. Üks täpp veel. See teil vaja käib. Näe sul siin tätoveeringu stuudio ja läheb naha rikkumiseks või? Nagu ikkagi. Ühesõnaga, kaubad said vist kokku ja tuleb väike põnev tätoveering või siis tegelikult täiustus olemasolevale. Siin on käimas koolitus. Onu on tahvli ees ja ekraani peal jooksevad mingid pildid ja värgid ja inimesed õpivad pensionäride klubi koolitusel. Ma siis pikutad siin keset päeva? Loen uudiseid. Loed uudiseid või? Ja mis samal ajal sünnib? Ma ei tea, ma ei näe ju. Sa ei julge vaadata, jah? Assa. Sellist nägutsed kohe magama? Ei, ei või? Assa. Nii, üks moeröögatis on loomulikult see, et on veierlindil sushi värk, aga see on vist mulle tundub natukene advanced variant, ehk siis siin ei sõida ikkagi suvalised asjad ringi ja ei võta, mis sa tahad ja pärast ei maksa taldrikute eest, nii nagu see sageli on, vaid siin ikkagi tellid ja siis see tuleb mööda seda linti sinu taskusse siin ja siis saad võtta, mis sa tahad. Mina siin nagunii midagi ei söö tõenäoliselt, aga kogemuse saame kätte, nii et võtke aga Eestet ja hakake valima kahvelarvuti ja hakka tellima, mis sa tahad. No nii. Esimesed kaubad purjetasid juba kohale, ehk siis siit lindi pealt sõidavad kõik asjad riburada pidi ja siis keeravad õiges kohas maha. Ja no, ega mina ka täpselt ei tea, mis ma võtsin mingisuguse naljaka koogi võtsin ja sul tuleb need mozzarella. Ja siis, ma ei tea, see pidi olema mingi omleti värk siin, ma ei tea, juustuga ja riisipäts on ka.
ma ei tea. Ühesõnaga, ma arvasin, ma selle liinisöögi pealt ei leia mitte midagi, aga no midagi näe leidsin. Ja püüame nüüd mitte maha magada, millal siit järgmine kaup tuleb. Köögist korpimine ja vaaritamine käib usinalt. Ta-ta-daa! See on käsitlematu värk siin, saad aru. Muudku näpp, aga tellib ja pott ja muudku saabub. Vaata. Raamen. Kuule halleluuja, järgmine käula keeras alla. Ma ei tea hetki, kuidas me selle välja lunastame pärast. Me jääme siia, ma arvan, jõusid pesema. Minul on siin siis need Tempura. Põhimõtteliselt mozzarella pulgad. Siis on mingi magus omlett juustuga ja majoneesiga ja riisipätsiga ja koogike ja emand isegi ei vaata, kuhu ta filmib, ta lihtsalt juba tellib, üks käsi muudku tellib. Ära ainult väga hulluks mine, on ju. Ööseks võiks koju ka jõuda. Kuulge, kas see tundub teile praegu normaalne? Et siin nüüd hakkas jälle tulema. Jäätisega täidetud ekleer. Kas on vaja sellist asja? Kell on 21:28. Vaadake ise. 18 795 sammu. Nii et üks ekleer läheb normaalselt. Mul naine saab kaigastega söömisega ideaalselt hakkama. Ta ise natuke alahindab seda asja. Saad, jah? Aga mis sul seal laua all nii palju? Hea küll, las sul. Kuidas on siiamaal läinud? Väga hea. Minu arust on ka super head maitsed, kõik on väga bueno olnud. Ma arvasin tõesti, et siin, kus asjad tulevad mööda nööri, mina jään nälga, aga ei. Ma vist olen kõige rohkem siin see tellija vend. Näe, jälle ta tuli. Kuidas ma talle ütlen, mine ära? Ei ütle. Head isu. Nii, üks kodutu mingi koogitükk tuli koos kohviga, sest sama hind oli kohv eraldi, mis koogitükk või natukene erinev hind, aga suitsus ja lõhnaga on mingi kommivärk on siia peale põletatud. See on külm nagu jäätis. See ei meenuta mitte midagi sükst, mida ma oleks kunagi varem söönud. Võib-olla, kui võtta see lapsepõlve kaamlitatt, panna sügav külma. Jah, see kiimapissell, vabandust, ja mitte kiimakissell, vaid karamellkissell, sügav külma ja kukekomm peale sulatada, midagi niukest. Igatahes pullvärk ja ärge seda nõude virnavad, see ei ole ainult minu oma. Sinu oma. Ole tasa. on meil kõigil. Iga taldrik on linnu nokka täis, ma olen suur mees. Siin on teie nõud ka, kõik nõud on siin ja... Vaata, et nõud on. Vaata, et nõud on ka siin. Ja. Ärge sööge nii palju, kuule. Ja vaata, kus lähevad. Šup. See on lapse oma, ma ei tea, mis see siin teeb. No, oled uhke oma hunniku üle? Ei tea, mitte midagi. Ega, lihtsalt paljud asjad tulid mitme taldriku peale niimoodi. Ja, ei saa püsti enam. Väga hea. Kamba peal on tegelikult nii, et... Jumal! Kokku kulus 4490 kohalikku, mis Trummipõrina saatel tähendab meie rahas 24 eurot. Me sõime nii palju. Me oleme ogaraks söönud parimatest maitsetest. Bänd mängib, kõik on filiranna. Ja selleks, et see tuppa minnes alati kummardaksid, siis on riputatud igale poole sellised trapad, näite siia poole korra nüüd. Niisugused asjad, et sa alati lähed niimoodi. Eriti pikkadel poistel on see hea. Nii et Sushiro on kõige parem siis? On, tõesti.
me saime mingi mündi ka, nii et sa võid nüüd valida mingisuguse prao, kuhu see surata ja siis vaata, mis sulle sealt vastu antakse. Pane nüüd sisse münt ja siia paned. Ja, nii. Juba tuli või? Nii. Oota, mis siin palju siis on? Oo, kana. Kanahoidja. Üks. Tere! Ühesõnaga, ma olen kogu aeg mõelnud, et kui on selliseid kangialuseid ja nurgataguseid, et kuidas ei ole näha olnud üldse neid vendasid. Vaata, siin seina peal paneb praegu. Kui suur ta on! Siis nüüd me nägime esimese prussikuga. Seal on teine. Jaa, tule eelmine. Seal on valvur ka, räägi. Seal on valvur ka putkas. Tahtsin tegelikult rääkida natuke teisest asjast. Siin on siis lift 1, lift 2 ja need ei ole mitte inimeste liftid, vaid need on autoliftid. Ehk siis auto parkimised on sageli lahendatud nii, et sa lähed autoga sellisesse lifti ja see sõidab ülesse ja tuleb järgmine tühi koht asemele. Ja siis, kui sina tahad oma autot kätte saada, siis sa paned sealt piip ja keerutatakse sulle siis niimoodi õige auto ja siis lähed sinna sisse ja sõidad sellega välja. Ehk siis hoitakse linnaruumi kokku ja pargitakse autod üksteise peale. Niisiis võib näha mõnikord sellist kitsast maja, mis on, ma ei tea, auto on ainult nii palju näiteks lühem ja maja katusel. Ja siis sa vaatad, kuidas ta sinna saab. Aga tegelikult niimoodi saabki, et nii-öelda karusselli peal rullib. Väga põnev lahendus ja nutikad ideed on nendel siin teab ütlema. Need kassid mul on olemas. Mida? Leidsid? Muumid leidsin. Väike on, aga väike valik on. Need, mis on spetsiaalselt siia turule, neid asju ikka pole niisama võtta, jah. Aga tootja on üks, jah? Joo. Nad täis toodavad seda. Ja siis on Marimekot siin ka mingi väike valik ja lahe. Jälle algab kõik, algab uuesti. Kõik on jälle nii nagu ennegi. See on nagu sämpel. Mis sa said, hull? Meil kotid täis ju. Jaapani muumitassi. Jaapani muumitassi ostsid, jah. Ja üks on kõige erilisem. Ja see oli ka siit otsas. Aga kuidas sa selle said? No me küsisime, kas me saame selle osta või me ei saa seda osta. Ühesõnaga siis näidised ei ole müügiks, aga meile tehti erand ja meile müüdi tass, mis on läbi müüdud. Nii et pange tähele, ühe tassi võtsime topelt ja see tuleb varsti müüki.
see on eriti eriline kingitus Muumi fännidele. Jaapanist otse toodud eriti eriline tass. Ilusas kinkekarbis, jah? Oled rõõmus või? Ühesõnaga ostetakse jäätopsik ja lastakse sinna kuum kohv peale. Ja see on kohalike traditsioon siis kohvi juua. Ja sinna juurde käib siis selline suhkruvaba 0 kalorit siirup. Veel üks põnev lugu, kuidas siin on populaarne smuutisid teha, ehk siis ostad sellise külmutatud viljade segu ja paned selle siia masinasse ja masin siis nii-öelda blenderdab või mikserdab selle sulle siis smuutiks. Selline modernne põnevus. No nii, lapsuke, kuidas sul turvakontroll läks? Lihtsalt nad tahtsid mind katsuda. See tuleb väga valesti, aga nad tahtsid igatahes, et ma võtaksin kõik asjad taasust välja. Ja ma tegelikult üldiselt ei tahtnud, sest ma olin väga nagu tulnud siia pükste peale. Ja siis täpselt tuli ja õnneks ta ei tšikkinud. Mis oli teistmoodi kui kunagi varem üheski lennujaamas? No midagi oli veel täiesti teistmoodi kui kunagi varem üheski lennujaamas. Ma ei tea, ma ei märganud lihtsalt. Mis su pastaldega juhtus? Vahetati ära teiste vastalde jaoks. Kuidas see käis? Lihtsalt täiti tuli andis plättu. Kui mujal maailmas on nii, et keri oma kossid jalast ära, pane sinna kasti ja kedagi huvita, oled sa palja jalu või kuidas, siis siin anti ilusad, pehmed, ülimugavad nahast sussid, astuge palun susside sisse ja siis alles hakati pastlaid kontrollima. Päris äge on ju? Jaa.